Tere! Mina olen Merit Hingelepai ajakirjast. Tegin endale täna metsa kaasa mõnusa Tatra purksi Ayurveda kotletiga ja tulin piknikule. Minu meelest eestlased ongi kahepaiksed, talvel linnas ja suvel maal. Ja sellepärast ma imestan, et suvilad on päris kapitaalsed. Selles Hingelepais, mis suve alguses ilmub ja mille tellimine praegu juba käib, räägime 4 lihtsast omanäolisest viisist, kuidas ehitada endale suvila või eluase. Suvise Hingelepai jaoks intervjueerisin ma 2 väga sarnast ja väga erinevat inimest. Juhtimiskonsultant Alar Ojastu ja skandaalne bravuuritar Anu Saagim. Ma ütlesin sarnast inimest. Selles mõttes, et nad mõlemad tunnevad huvi elu vastu, inimeseks olemise vastu, psühholoogia vastu. Ja samamoodi mina, nii et kohtumised nendega olid minu jaoks väga-väga huvitavad. Ja nendega lood on siis suvises Hingelepais. Kirjutame ka näiteks linnaaia kujundamisest Supilinnas. Itaallane Remo sai oma näpud mullaseks just seal. Ja näiteks alasti magamisel, mis võiksid olla selle eelised. Ja samuti sellest, et taanlased on maailma kõige õnnelikumad inimesed. Nende elustiili juurde kuulub hüge, mis see on ja kuidas seda saab oma elus kasutada. Ja palju muud huvitavat 130 reklaamivabal leheküljel. Tellida saab www.hingelepai.ee. Kohtume suvises Hingelepais.